Siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Informatsioon on võim ja informatsiooni allikad on käkikeerajate käes. Sel nädalal Eesti arenguks on vaja rohkem skandaale, arvab Ansip. Punaarmeelaste Eesti pensionisammas ja Eesti teeneline käkikeeraja sarjab onupoja poliitikat. Hakkame pihta. Eesti teeneline käkikeeraja, meie geniaalne peaminister Andrus Ansip, avaldas valitsuse pressikonferentsil arvamust, et Keskerakonna peasekretäri Priit Toobaliga seoses tekkinud skandaal viib poliitilise kultuuri paranemiseni. Poliitiline kultuur igas riigis, mitte ainult Eesti riigis, areneb skandaalist skandaalini, ühest kriisist teise kriisini ja paraku need skandaalid ja ka ajakirjandus, mis need skandaalid siis rahva ette toob, et need loovadki poliitilist kultuuri. Ta küll ei täpsustanud paranemise toimemehhanismi, aga võib arvata, et see toimib samuti nagu ta valimisprogramm, mis viib Eesti kiiresti 5 kõige rikkama Euroopa riigi hulka. Viime Eesti järgmise 15 aastaga 5 jõukama riigi sekka Euroopas. Peaminister ei maininud oma koalitsioonikaaslaste hästi tasuvat Vene ärikatele ja mafioosodele elamislubade müügiskandaali. Aga kindlasti pidas ta ka seda silmas, kui ta väitis, et poliitiline kultuur arenebki skandaalist skandaalini ja kriisist kriisini. Ta väide, et puhastamine toimib tavaliselt just läbi väärtegude ja kuritegude, kehtib küll vist ainult riikides, kus sellise poliitilise kultuuri arendajad eemaldatakse võimukoridoridest ja pannakse trellide taha. Kuigi meie võrratu sisekaitseorgan Kapo teeb Eesti poliitilise kultuuri arenguks suurepäraseid panuseid lõbupakkuvate massiliste läbiotsimistega, sattuvad Eestis trellide taha võimueliidi liikmed nagu Herman Simm või Kapo sisekontrolli juht Indrek Põder siiski ainult meie NATO või Euroopa Liidu liitlaste tungival nõudmisel. Seetõttu võibki loota, et Ansipi jutt poliitilise kultuuri paranemisest ja tõsiselt võetava poliitilise kultuuri tekkest oli mõeldud ainult lihtrahva rahustamiseks. Võite kindel olla, et see meie võimueliidi Eesti tublide käkikeerajate osavaid äritehinguid ja sissetulekuid niipea ei ohusta. See osa Eesti elanikkonnast, kes on jumalakartlikud, need, kes paluvad pühapäeval kirikus oma patte andeks, saavad eriti hästi aru, et patustamine pole mitte ainult inimlik, vaid ka vajalik. Kui patte ei tee, pole ju võimalik patte andeks paluda. Et võiksime kindlad olla, kinnitaski Ansip, et kindlasti pole meil vaja koostada moraaljuhist, mis ütleks, et seadused on järgimiseks. Ansipi selgitus kinnitab veel kord, et tülikaid põhiseaduse sätteid ja lihtrahva vaos hoidmiseks kehtestatud seadusi pole võimueliidi liikmetel vaja järgida. Kuna me ei ole veel kõiki ajakirjanikke täielikult oma kontrolli alla saanud, peame arvestama aga sellega, et meie poliitiline kultuur jätkab veel pikemat aega arenemist nagu senini, skandaalist skandaalini. Aga pole hullu. Juba Rooma keisrid teadsid, et edukaks võimul püsimiseks on vaja pakkuda rahvale tsirkust ja leiba. Leiva pakkumine oleks meie oludes ebapraktiline, sest siis peaksime piirama võimueliidi palkasid, hüvitisi ja võib-olla lõpetama isegi tulusad ärid Vene ärikate ja allilma tegelastega. Pole aga kahtlust, et lihtrahva leivapuuduse kompensatsiooniks võime jätkata lõbusate ja sagedaste skandaalidega. Võime kindlad olla, et nendest meil puudus ei tule.
Kui hommikul midagi ei juhtu, siis õhtul ikka. Ja kui mõni päev jääbki vahele, siis järgmisel päeval on neid robinal. Ootame põnevusega kapo haarangus Priit Toobali töölaualt leitud Hannes Rummi kirjavahetuse avaldamist. Korraldus ju Rumm kunagi meie rahva poolt palavalt armastatud Ärma Toomase presidendiks valimise kampaaniat. Jääme lootma, et Wikileaksi paljastused Ärma Toomase kittumistest Ameerika saatkonnas kahvatavud kõige selle kõrval, mida oli vaja teha ta ametisse määramiseks. Ärma Toomas on juba tõestanud oma erilist andi rahva lõbustamiseks teledebattides ja klaunina esinemisel. Oleks tore, kui ta peaks selgitusi andma Rummi kirjavahetuses leiduva kohta. Võib arvata, et siis saaks tavapärastest skandaalidest tüdinema hakkanud rahvas jälle lõbu laialt ja nalja nabani. Et Eesti maksumaksjad saaksid hästi hoolitseda Eestit okupeerima saadetud Stalini punaarmeelaste eest, sõlmis meie geniaalse peaministri Andrus Ansipi valitsus eelmisel aastal Eesti ja Venemaa pensionikindlustuse alase koostöölepingu. Eelmise aasta oktoobrist alates saavad need, kellel on omandatud pensionistaaž nii Eestist kui ka Venemaalt, taotleda tsiviilpensioni määramist või varem määratud pensioni ümberarvestamist. Kuna Eesti sõjavägi kunagi Venemaad ei rünnanud ega okupeerinud, siis Venemaal vaevalt Eesti sõjaväe veterane leidub, veel vähem neid, kes oleks seal pensionistaaži omandanud. Sõnastusele vaatamata on leping mõeldud seetõttu peamiselt Eestisse põlistatud Punaarmee, GRU ja KGB veteranide heldemaks toetuseks. Eestis on neid veterane suurel arvul. Teatavasti sõlmis meie kunagine muhe, aga julge president Lennart Nikolajev Meri, isegi kui tal selleks seaduses ette nähtud volitus puudus, 1994. aasta juulis Moskvas venekeelsed lepped, mis põlistasid Eestisse 20 000 punaarmeelast ja 2000 okupantide julgeolekuagenti koos perekondadega umbes 100 000 venelast. Okupatsiooni aastatel kutsusid pärismaalased neid suure vennasrahva esindajaid armastavalt eestimaalasteks. Juulilepetega andis suuremeelne, siiralt vennasrahvuste sõprusesse uskuv Lennart punaväe pensionäridele lisaks nende Venemaalt laekuvatele pensionitele ka Eesti pensionid ja muud sotsiaaltagatised. Eelmise aasta leping sõlmiti ilmselt selleks, et Ansip, kelle valimislubaduste täitmises me võime kindlad olla, et saaks oma pensionite tõstmise lubadust täita. Kinnitan, et kuni Reformierakond on valitsuses, ei pea pensionärid muretsema. Juba järgmisel aastal pensionid kasvavad. Et selles kindel olla, valige Reformierakonna kandidaat. Kahtlemata on parem seda teha Punaarmee pensionäridega. Eestlased võivad veel oodata, sest meie võimueliit on suutnud oma karismaatilise valitsemissüsteemiga Eesti pensionärid kannatlikuks muuta. Eestlastel on muidugi põhjust olla uhke meie suuremeelse endise presidendi Lennarti üle, kelle lahkuse kiitmiseks on põhjust mitte ainult Punaarmee ja Vene salateenistuste pensionäridel, vaid ka kõikidel Eestisse põlistatud venelastel ja kogu vene rahval. Nagu ikka, on aga ka neid, kes kahtlevad ta motivatsioonis. Vaidlus käib selle üle, kas Lennart tõeliselt armastas Vene kommunistliku impeeriumi okupatsioonivõime ja venelasi, kelle hüvanguks ta kahtlemata efektiivselt ja truualamlikult töötas, või sõlmis ta lepped lihtsalt sellepärast, et teda šantaseeriti. Polnud ju sobiv taas iseseisvunud Eesti Vabariigis võimule pürgival poliitikul oma seostest okupantide salateenistustega rääkida. Olude sunnil oli vaja tõtt väänata. Valede paljastamine oleks osutunud piinlikuks ja karjääri kahjustavaks. Seetõttu mõned arvavadki, et Jeltsin käsutas ta lihtsalt Moskvasse,
koputas sõrmega laual asuvale Nikolajevi nimega märgitud paksule toimikule ja käskis tal venekeelsele dokumendile alla kirjutada. Lennart arvatavasti viskas kiiruga veel mõned topkad vodkat kõrist alla, nagu tal ärevatel momentidel kombeks oli, ja täitis, nagu tal paljude aastate jooksul oli kombeks muutunud, Moskva isanda käsku. Tõenäolisem aga siiski on see, et ta tõeliselt armastas oma suurt ja sõbralikku vene vennasrahvast ja et ta tõeliselt tahtis aidata venelastel muuta Eesti riigiks, kus nad saavad vene keeles asju ajada, kõrget vene kultuuri nautida ja tulevikus ehk ka rahva enamuse ja poliitilise võimu saavutada. Päris kindel on see, et ta tõeliselt austas ja imetas oma okupatsiooniaegseid KGB ülemusi. Nood olid teda ju igati soosinud ja rajanud talle ka tee Eesti Vabariigis haljale oksale tõusmiseks. Palju neid nomenklatuuri liikmeid oli, kes said sügaval Stalini ja Stagna ajal teha 22 välismaa reisi. Pole kahtlust, et Lennart oli üks vähestest. Kindlasti säilitas selline soosing temas siira tänutundeta Vene ametivendade ja KGB ülemate vastu. Võis olla ülev tunne olla üks vähestest, kes võis mitte ainult reisida välismaadel, vaid teha seda ka KGB filiaalide, Veksa, Rodina ja Nõukogude Liidu rahukaitsekomitee ülesannetes. Juba need sütistavad kõned, mida Lennart pidas Veksa koosolekutel, tõestavad, et ta oskas hinnata seda usaldust, mida Nõukogude režiim talle osutas. Eesti maksumaksjad võivad tänutundega meenutada Lennarti okupatsiooniaegsest teenistusest välja kujunenud suure meelsust ja armastust meie vene vennasrahva vastu. Küllap oligi see ja mitte Venemaalt parteile laekuvad rahalised toetused, mis andis Ansipi valitsusele vajaliku motivatsiooni uue lepingu sõlmimiseks. Selle tagajärel on juba rohkem kui 4000 endist punaarmeelast esitanud taotluse saada Eestist lisaks oma punaarmee pensionile ka kõrgemat tsiviilpensioni. Kahtlemata mäletavad sellist suuremeelsust ka punapensionäride rahvuskaaslased. Võib loota, et kui venelased on saavutanud Eestis enamuse ja otsustavad valitsemise üle võtta, siis säästavad nad tänutäheks rahvuste sõpruse vaimus meie võimueliidi tähtsamad liikmed ja säilitavad ehk isegi lennuväljal asuva Lennarti kuju. Eesti Arengufond korraldas Estonia teatri kammersaalis talendifoorumi, kus arutati kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu nappuse probleeme ja Eesti võimalustest hoida, püüda ja arendada talente. Foorumi kõrgpunkt oli kahtlemata ühe Eesti kõige prominentsema ja edukama käkikeeraja, $10 miljoni tehingu virtuoosi, eurovoliniku Siim Kallase videotervitus foorumile. Kallas ütles silmi pilgutamata, et Eestis ei tohiks töökohtade andmisel ja edutamisel enam onupoja poliitikast lähtuda. Ta koguni väitis, et Eestis peab olema välistatud edutamine perekondlike sidemete tõttu ning edu ühiskonnas peaks hoopis põhinema inimese võimetel, mitte tutvustel või muudel kriteeriumitel. Ta teatas ka, et palganumbrid polevadki inimeste õnneks ja talentide kodumaale meelitamiseks tähtsad. Selline ennekuulmatu, provokatiivne tervitus ajas foorumi kihama. Foorumis osalejad vaidlevad ikka veel selle üle, kas Kallas viskas lihtsalt villast või on tegemist taevaliku imega. Teatavast juhtus taoline ime paar tuhat aastat tagasi, kui teel Jeruusalemmast Damaskusesse langes taevalik valgus Kreeka juudi Sauluse peale ja Saulusest sai apostel Paulus. Mäletavad ju isegi okupatsiooniaegsed tegelased, et kuigi Siim oli eesrindlik kommunist, keda edutati partei ridades, ei antud talle hoiukassa peavalitsuse ja Mnemoturniiri juhi ametit tänu ta andekusele, vaid ikka peamiselt tänu ta partei tuusast isale.
paljud, kes jäid ilma oma Nõukogude Liidu panka pandud hoiustest, arvavad ikka veel, et kui Siim Eesti Panga presidendina tegi VEB fondi, mis pidi need hoiused hüvitama, said raha kätte ainult Siimu sõbrad ja toetajad. Eesti käkikeerajate verivaenlane ajakirjanik Toomas Kümmel kirjutas sellest isegi pikalt ja laialt oma raamatus Isamaa rüüstajad. Viimsi kooliõpetajad mäletavad ikka veel elamuid, mida hakati ehitama kooliõpetajate jaoks. Ühel hetkel teatati neile aga, et nad peavad ise oma kodud muretsema, sest need elamud anti ametivõimude poolt hoopis tolleaegse Eesti Panga juhile Siim Kallasele ja ta semule Urmas Kajule. Senini on Kallas oma talente osavalt rakendanud kasutoova kaastööliste võrgu arendamiseks, kus käsi peseb kätt ja maksumaksjate raha eest. Tänu Siimu osavusele kasulike sidemite sõlmimisel pole ta pidanud ühtegi päeva eraettevõtluses tegutsema, kui mitte arvestada hulgalisi osavaid finantstehinguid, mille sooritamiseks oli vaja kasutada ametivõimu ainult mitte ametlikult. Mõned Kallase kolleegid Brüsselis küll kaebasid, et ajal, kui Siim oli Euroopa Kontrollkoja liige, oli ta lükanud kalevi alla Euroopa Liidu rahade väärtarvitamisjuhtumeid ja harrastanud kahtlaste finantstehingute kohta kriitika leevendamise ja kõrvaldamise praktikat. Aga samuti nagu ei võtnud teda vahele ta võimueliidi semud ta 10 miljoni dollari tehingu pärast, ei teinud seda ka ta ustavamad kaastöölised Brüsselis. Aga nagu juhtus kunagi Damaskuse teel, on võimalik, et ka ära valitud rahvast pärinevast Siimust on taevaliku ime tõttu saanud püha Simeon. Inimesed võivad ju muutuda, eriti kui neil endil ega nende lähedastel pole enam perekonna toetust vaja ja raha kipub vägisi üle jääma. Siimu tütar Kaja sai reformikate valimisnimekirjas kahtlemata ilma isa abita küllalt kõrge koha Riigikogusse pääsemiseks. Seal ta tegi endale kohe nime avalikult ja julgelt teatades, et põhiseaduse sätted ei sobi rakendada riigikogulaste sissetulekute piiramiseks. Ta leidis, et kuigi põhiseadus seda ei luba, on poliitikute kuulumine riigiettevõtete nõukogudesse mõistlik. Käkikeerajate vaenlane politoloog Iivi Anna Masso vaidles Delfis avaldatud artiklis vastu Kallase väitele, et inimestel pole palganumber tähtis. Ta väitis, et see pole tähtis ainult nendele, kellel juba piisavalt raha on. Küllap ta mõtles selle all püstirikast Siim Kallast. Oma sõnade kinnituseks tsiteeris ta Ameerika tehtud uurimist õnnelikkuse ja raha suhtest. Tuvastati, et umbes $60,000 aastas on see, millest kõrgem palk inimesi enam õnnelikumaks ei tee. Kindlasti on ka erandeid. Teatavasti käis meie ülipopulaarne president Ärma Toomas isegi Ameerika saadikule kaebamas oma näruse palga ja hüvitiste kohta, millega tema ja Evelyn peavad läbi ajama. Võib arvata, et vaidluslembelisi Iivi Anna aasta palk ei ületa isegi $60,000. Pühast vaimust pole politoloogist daam ka veel ilmselt osa saanud.